Jüri Mutika käis täna aga raadiomaja katusel ja ei sattunud ta sinna ei liftiga ega trepistki. Tähtis ja pisut kõhe hetk on minu elus kätte jõudnud. Ripun siin Rahvusringhäälingu uue raadiomaja välisküljel umbes 15 meetri kõrgusel maapinnast. Alla vaadates on tõesti kõhe ja üles vaadates tahaks seda teed kasutada treppi pidi. Miks me siin oleme? Algab kohe üks väga põnev päästeõppus. Mis siis täna täpselt saab? Teeme stsenaariumi, kus on siis aknapesi ja on jäänud mingil põhjusel fasaadi peal niimoodi kinni, et ta enam alla ei saa. Antud juhul siis on nii, et ta on kukkunud üle korviserva ja korvist allapoole, ehk siis ta ei saa enam üles. Ja see ongi selline meie tüüpiline situatsioon. Ei piisa ainult sellest, et mu rakmed seljas on. Peabki olema päästeplaan selleks, et kui nüüd ma siit üle serva kukun, kuidas te mind siit üles tagasi saate. Õpime siis seda koos Päästeametiga, kuidas tuua inimene või kannatanu alla, kui ei saa temale ligi vedelautoga või mingid muud moel, tõstukid ja asjad ei ulatu. Et kas on liiga kõrge või siis alt lihtsalt on liiga palju asju ees. Et kui me võtame ka siin vastasmajas on Hilton, siis seal on näha, kuidas on eenduvad osad ja siis sinna lihtsalt tõstukautoga ei saakski ligi. Kui sa seal rakmetes ripud, kaua kannatab rippuda enne kui igav hakkab? Umbes 15 minutit on see aeg, millal võib hakata tekkima rippumistrauma. Kui inimene kukub, siis adrenaliin läheb ülesse. See tähendab, et ka pulss tõuseb, vererõhk tõuseb. Aga kui nüüd rakmed ei ole väga head, siis nad hakkavad jalgu soonima. Seda ripud ju tegelikult jalgade peal. Ja jalad on väga suur koht, kuhu veri hakkab siis kogunema. Ehk siis veri läheb jalgadesse, aga üles ei tule. Lõpuks siis on häda käes, aju mõtleb, et tuleb siis nüüd minestada, sellepärast, et tavalises looduses, kui inimene minestab, ta kukub pikali ja veri läheb pähe. Aga kui sa rakmetes oled, siis sa vajud lihtsalt sinna kössi, mis tähendab seda, et siis võid unearteri või mingid muud kohad veel kinni vajuda. Liiga kaua rakmetes rippumine on igati ohtlik. Mul on adrenaliin küll veres ja pulss päris kõrge, kuigi ma ise sinna õhku rippuma ei pea minema, aga meie ajakangelane päästja Elari Soots hüppab siit kohe alla ja anna raadioteel märku siis, kui hoidke kõvasti korrad. Ülevalt sa vupsasid üle ääre, hästi palju köisi oli kaasas. Mis edasi sai? Jõudsin kannatanu juurde. Ühel on kannatanu karabindega enda külge. Veendun, et on minu küljes kinni. Annan ülevalt teada, et olen valmis. Tõmbavad mulle nöörid pingul, et ei tekiks seda piitsahoopi kukkumist. Nii kui kannatan minu küljes valmis, annan neile käsu, et vabastan kannatanu. Siis nad tõmbavad nöörid pingule ja kannatan vabastatud ja siis hakkan ka alla laskuma. Päriselus tuleb sul seda tihti ette? Päriselus tuleb ikka aastast mõnikord ette tuleb, jah. No 36 meetrit sinu praktikas on see nüüd üks kõrgemaid kohti, kust alla hüpata või on olnud ka kõrgemaid asju? Ütleme, et 36 meetrit on nagu meil tavaline Türisalu pankaranniku numbkaudu täpselt sama kanti. Sinna kanti peaks jääma. Seal on lihtsalt vaade veidi hirmsam all, eks ole? Et seal tegu on ikkagi pankarannikuga, mis ei ole ikkagi pistloodis alla tulemisega. Seal on muud probleemid, kivid kukuvad, ta on ebatasane pind ja alt on ikka ohtu palju seal. Ja kui raske ta on? See kannatan on 50-60 kilo peaks olema. No ma lähen katsun ära. Aitäh sulle ja edu, Elari. Nii, 50-60 kilo, sellist asja siis enda sülle tõsta. On jah, päris inimese raskune ja ma ütleks nii, et hea meel, et see on kõigest nukk. Kui kõrgel on sinu ettevõtte töötajad pidanud ronima? Akneid pesema ja muud äkki tegema kõrgel? No meil akendepesu vist kõige kõrgem on olnud siis teletorn. Ja praegu on meil, teeme Mustamäel ühte 120 meetri kõrgust korstent, mida me renoveerime. Kas teie